küsid ära. Aastal 2020, jaa, võta otsast peale, jah. Et rääkige minu poole. Ikka loomulikult, jah. Ja käib, väga hea. No, mis ta siin täna teeb? Aastal 2024 on kogu Euroopa pilk Tartul ja Lõuna-Eestil, sellepärast, et Euroopa Liidu kõige suurem kultuuriprojekt, Euroopa kultuuripealinn on siin Tartus ja Lõuna-Eestis. Mitu omavalitsuste läbi sõidab? Sel nädalal külastame 19 Lõuna-Eesti omavalitsust ja see ongi siis võimalus tegelikult veerandil Eestist olla kaasas Euroopa kultuuripealinnaga. Tervitus Viljandi! Me oleme üheskoos võtnud ette teekonna Euroopa kultuuripealinn aastal 2024. Ei saa üle Emajõest hüva nõu nüüd kallist kõest. Ja mis puudutab programmi, siis mina olen kindel, et sellest tuleb kõige parem programm üldse, mis on olnud. Kes ütles targasti oma seltsilistele. Selline koostöö, kus me võidame kõik, võidavad Viljandi kultuurikorraldajad, Viljandi inimesed, Tartu kultuurikorraldajad, Tartu inimesed laiemalt kogu Lõuna-Eesti. Vaata, Viljandi linn on siin sul. Kultuuripealinn. Tere Valga! Elagu kultuuripealinn! Elagu! Tervitus! Ma tervitan teid otse siit Valga piiri äärest, Kiige juurest. See kiik on unikaalne, sest sellega saab kiikuda ühest riigist teise. Mõned vist juba said seda täna proovida siin. On hea meel seista siin Valga piiril ja see saab olema koht või värav kultuuripealinnale kindlasti. Kui 20 aastat tagasi üks saksa ajakirjanik küsis Lennart Meri käest, et kas Eesti on Euroopa Liitu astumiseks valmis, siis president Meri ütles, et teate, küsimus on selles, kas Euroopa Liit on Eesti jaoks valmis. Palju õnne Valga, palju õnne Euroopa, siit me tuleme. Geograafilises mõttes on see kindlasti Tartu 2024 suurim avalik sündmus, mis me korraldanud oleme. Me katame sellega ikkagi tuhandeid kilomeetreid ja veerand Eesti omavalitsustest. Selle ringreisi õnnestumine sõltub suuresti Kaimarist, kes keerab bussirooli. Me oleme praegu, lahkusime just Valga linnast ja nüüd me oleme teel Tõrvasse ja ühtlasi ootab meid seal ka meelelahutuslik talisupluse episood. Vettega lähme. No kui sa lähed ees, lähme koos siis, hoiame käest kinni. Mul ei ole seda ujumismütsi kaasas. Mulgi kaabu oleks just see tegelikult, millega siis peaks selle soorituse tegema. Nii et tundub, et on tulemas tänasesse päeva midagi, mis ei ole olnud plaanis. Ehk siis päev on täis üllatusi. Üllatusi, just. Ja nii, hakkame rääkima. Oma mulgimaise ilu, vaimsuse, oma eripäraga Mulgimaa ja Tõrva on oluliseks tõmbenumbriks aastal 2024, kui Tartu koos Lõuna-Eesti omavalitsustega on Euroopa kultuuripealinn. Meil on väga hea meel osaleda üheskoos selles vahvas ettevõtmises. Me oleme valmis
panustama nii, et higi, mull otsa ees, isegi sellel mõnusal talveilmal, et Tartu aastal 2024 oleks kõige kultuursem, kõige kadestusväärsem linn Eestis, Euroopas ja ma arvan tegelikult, et vaadates senist meeskonnatööd, mis teil on siis selle Tartu 2024 pool tehtud, siis ma julgen öelda, et kogu universumis on tulemas kõige suurem kultuurikärgatus, kui Tartu on aastal 2024 kultuuripealinn. Maido, ole hea, kinnita oma kuldsed sõnad. Selles digitaalses maailmas on juba saavutus omaette ja ütleme siis selline ikkagi mitte enam väga tihe juhus, et pastakaga, ehk siis tegelikult täpsem olla Tintenpenniga. Me allkirjastame siis lepingu ja läbi Tintenpenni tulevad veretilgad tegelikult kinnitaksid selle lepingu ja oleksid sellest koostöövaimust niimoodi kantud. Et me oleme valmis. Aitäh! Aitäh! Tervist! Tere! Tervist! Tere tulemast! Tervist! Hea Tartu linnapea, külalised, Elva valla rahvas. Tänane sündmus annab kinnitust sellele, et ühiselt tegutsedes jõuab alati kaugemale kui üksinda punnitades. Ja mis valdkond saaks siis seda enam tõestada kui kultuurivaldkond, kus ühiselt suurprojekte tehes on võimalik teha märkimisväärseid asju. Võiks öelda niimoodi, et me oleme nüüd mitu aastat treeninud selle asja nimel ja täna seisame tegelikult stardijoonel, et alustada ühist maratoni siis 2024. aasta poole. Meil tuleb väga tore ja viljakas koostöö. Meie ambitsioonikas eesmärk on ka saada 1 miljon külastust kultuuripealinn aastal, et ma usun, et üheskoos me suudame selle ka täita. Aga aitäh! Ja tehke! Tere hommikust, tere tulemast teist järelvalda, alati Rossi. Väga meeldiv on teie juures siin olla alati ja tulla. Seda on hea kuulda. Üha rohkem tartlasi jõuab siia Peipsi äärde ja loomulikult oleks väga tore, kui külalised laiast maailmast avastaksid teed ka üha rohkem siia. See kõik siin, mis meil on üks hästi hoitud saladus. Kergitame seda saladuse loori siis teistele ka. Mida rohkem siia rahvast tuleb, mida rohkem tuleb tähelepanu, et see võib teoreetiliselt küll tähendada probleeme, aga probleemid on tegelikult väljakutsed ja mina tagasihoidliku kirjanikuna pean elus kõige tähtsamaks ikkagi raha, et tegelikult tuleb valda ka väga palju raha, kui see asi vingelt ära teha. Lihtne, on ju? Aitäh teile, aitäh teile, aitäh teile. Tere! Oi, need on väiksed kullakse. Need on väiksed. Need vahet ära, siis vahetame ära, ma annan sulle oma. Tore, äge. Ole sa tänatud. No. Me asume ajaloolise Posti tee ääres. See on tee, mis on ühendanud Tartut Euroopaga. Sellepärast, et seda mööda liikus post, seda mööda liikusid inimesed. Et kui mujal valmistutakse selleks suureks Euroopa kultuuripealinnaks, siis meil siin on tee valmis juba aastasadu olnud. Nii et Katariina teine oli üks valgustatud daam. Jätta meie pärast seda tegema. Jah. Tublide naiste terviseks. Tublide naiste terviseks. Aitäh. Aitäh. Olge terved, ka teie kõik ja meie tervitame häid inimesi siin Kanepi vallas. Hurraa! Aitäh.
Nii, nüüd on sinu kord. Minu südames. Siinpool on ükskõik kuhu kirjutada. Pane paberi peale aitab panema. Ei noh, ma kanepile jään ikka vast üles. Peaaegu oleks kambja peale panna. No ja... Arvi Kallani, lase sinema nüüd! Lase jõkkeda! Me oleme võitnud Euroopa Liidu kõige suurema, kõige mainekama kultuuriprojekti läbiviimise õiguse. Ja nüüd on meie suur võimalus ja ülesanne niisama jõuliselt ja ägedalt, nagu siin täna Luunja vallas, see tiitel täita sisuga. Soovime olla kaasatud kultuuripealinna ettevalmistamisel ja elluviimisel. Jõudu meile kõigile! Me oleme täna siin Tõraveres väga erilisel põhjusel. Me nookratena võiksime hakata 27. jaanuari tulevikus tähistama kui ühte olulist etappi meie valla elus. Kui minu selja taga asub Tartu observatoorium, mis ilmselgelt vihjab sellele, et kui Tartu linn ühel hetkel jäi päevaatlejatele kitsaks, siis nad tulid nõkku. Nõo valda Tõravere aleviku Tuulemäe otsa. Meil on hea meel olla siin Umamuudu liinan, aga meil ees on veel ühine pikk tee, et meie Euroopa külalistel oleks põhjust tulla siia Lõuna-Eestisse seda eripära, kultuurilist rikkust tundma, õppima ja nautima. Ja Võrul on ja Võrumaal oma väga tugev lugu Euroopale rääkida. Ja ma usun, et me üheskoos saame sellega väga hästi hakkama. Koos teeme ajalugu. Selles, mis muisse vabadusvõitluse ajal jäi arvatavasti tagasihoidlikuks, teevad nüüd 20 Lõuna-Eesti omavalitsust ära. Üks kõigi eest, 19 ühe eest. Elagu ja õitsegu Lõuna-Eesti ja loomulikult meie armas ning sümpaatne 2024 kultuuripealinn Tartu. Aitäh! Aitüma Võrokuse ja Võromaa. Valle nüüd allkirjastama. Otepääl on pikaajaline rahvusvaheline kogemus. Tänan Otepääd senise hea kaasteelise rolli täitmise eest ja soovin selle jätkumist ka. Miks me täna oleme siin, miks me ei ole Vallamajas, miks me oleme just Pühajärvel, miks Pühajärve tornis, sest siit paistab Eestimaa, ilus Pühajärv täies hiilguses. Pühajärvel on olnud
ja on jõudu anda loomeinimestele mõtteerksust, kui vaim kipub väsima. Ja selleks olemegi siin, kus on see vägi ja jõud, et kultuuripealine ideedele jahuks olla ka kultuuriväge. Siinsamas Rõuge vallas allkirjastasid Tartu linn ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust Suure Munamäe torni tipus heatahte lepingu, et oleme taas jõudnud siia Rõuge valda ja seekord siis hoopis teise väga olulise maamärgilise tipu Pesapuu vaatetorni ja Rõuge ööbikoru juurde. Kogu see looduse ürgne ilu on andnud meile erakordselt rikkaliku kultuuripärandi. Siin elavad rõõmsad ja lahked inimesed, kes mäletavad veel oma esivanemate tarkusi. Siinne loodus inspireerib muusikuid ja teisi loojaid. Me ise oleme väga õnnelikud, et elame sellises kaunis paigas. Ja veel õnnelikumaks teeb meid see, kui saame kogu seda rikkust jagada teistega. Ja selleks, et seda vankrit, mida te olete vedama asunud, oleks võib-olla sümboolselt vähemalt natukenegi kergem vedada, ma tahaks anda üle, Priit, sulle ühe sellise tugeva maatõugu hobuse. Aitäh teile kõigile! Püsime sadulas! Püsime sadulas! Aitäh! Kõikide nende omavalitsuste koostöö sai alguse siit samast vallast ja olen kindel, et väga palju Euroopa kultuuripealinna programmis saab toimuma ka siin Rõuge vallas ja miks mitte siin samas platsi peal selja taga. Kultuuripealinna üks suuri mõtteid ja on ka selles, et see hästi hoitud saladus, mis meil siin on, et seda läbi turistide näidata laiale maailmale, öelda siit kõrgelt Rõuge tipust ööbikoru veere pealt, et tulge siia. Mis sa tahad? Võtan endale selle. Rõuge. Allkirjastatud. Mitmes päev me oleme teel juba? 3. päeva hommik. 4. Issand, uus! Ei, väga hea oligi praegu. 4. päev on ikkagi. 4. päev on. No näed sa, meil on nii suur hulk omavalitsus, ikkagi veerand Eestit, see tõesti võtab nii palju aega. Kas sa tead, mitu kilomeetrit me sõidame 4 päevaga läbi? Seda me vaatame täna õhtus spidomeetri pealt. Odomeetri pealt vaatame. Ja, siis spidomeeter näitab kiirust. Jaa. 1500 ja tahomeeter. 1500 kilomeetrit sõidame, ütleb inimene, kes seda jälgib. No, enam-vähem. Tere! Tere, tere! Tervitus, tervitus, tervitus! Tere, 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 tere! Ma usun, et on väga sümboolne, et me Võru valla ja Sihtasutus Tartu 2024 vahelise koostöölepingu kirjutame alla siin Vastseliina piiskopi Linnuse jalaminn ütelda selles ajaloolises kõrtsihoones, mis on olnud ju erinevate maailmade kokkupuutumise koht, mis on olnud Euroopa tugipunkt selle Euroopa kultuuri veere peal. Nii nagu ka Urmas siin märkis, et ajalooliselt väga oluline maamärk, mis on kulminatsiooniks palverännuteele, mis saab alguse Pirita kloostrist ja selle kirikust. Ka Võru vallas on objekte, mida maailm peaks ka nägema ja kindlasti see koostöö, mida me tegema hakkame, ma usun, et see kannab vilja. Mina soovin omalt poolt jõudu ja jaksu meeskonnale. Allkirjastab. Nii, aga kõrge keelekaste hoiab ära leeprosüüfilise katku ja kellel ei ole seda haigust, siis nüüd tuleb vähemalt. Nii, valget punast. Ma proovin punast. Me soovime ja oskame teha
head koostööd ja näeme, milline potentsiaal on peidus selles koostöös meie piirkonna inimeste, meie piirkonna erinevate eluvaldkondade arenguks. Meil on väga palju oma külalistele ja oma inimestele pakkuda, olgu selleks siis needsamad kelgukoerad, millega on võimalik ringi võrutada mööda ema- ja suursood ja kaitsealasid. Et me elame väga kaasa ja lööme kaasa selles, mida meil on võimalik üheskoos koostöös kultuuripealinnas teha ja toimetada. Head koostööd! Valisime tegelikult selle koha, kus seda koostöölepingut alla kirjutada, selle tõttu, et see on natukene sümboolne kogu sellele ellujäämise kunstile, mida me siin harrastame. Et ühelt poolt on siin midagi väga moodsat, tõenäoliselt hetkel kõige moodsam Eesti ja Euroopa koolimaa. Ma tänan, Jarno, sind, su häid kolleege, Tartu valda, selle hea koostöö eest, soovin selle jätkumist ja ütlen nõnda, et meil on võimalus kanda Euroopa kultuuripealinna tiitlit ja see on äge. Olemas. Täna on ajalooline päev, sellepärast et Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinn kirjutab alla koostöölepingu Kambja vallaga. Väga hea meel, et ka Kambja vallal on võimalus allkirjastada see koostööleping ja minna edasi selles suunas, et aasta 2024 oleks ja jääks Euroopas kultuuri poolest meeldejäävaks aastaks. Aga seda parimat programmi saada, et ise sellel teekonnal kasvada, areneda ja Euroopa kultuuripealinna vääriline olla, on tarvis jätkata seda head koostööd. Kallis isa mulle räägis muinasjutustöödes sees. Nüüd on su enda teha, kas läheb täide see. Tema rasket tööd lausa iga päev lasala. Me oleme üheskoos võitnud Euroopa kultuuripealinna tiitli, aga see tiitel Euroopa kultuuripealinn aastal 2024 on tarvis täita sisuga ja Räpinal on selle missiooni elluviimisel väga kaalukas roll. Elagu Räpina, kultuurne Euroopa vald! Anname kõik endast parima ja mõtleme sellele, mis on see meie Räpina valla kultuur ja väärtus ja kinnitame seda täna siis allkirjadega ja hoiame meile kõik pöialt. Kuidas see läheb? Seda me tahame üks nagu pita ja üks näydata ka ennast. Et ühtepidi, et me kultuur säilisid, teistpidi me peame ka vähe mõtlema, mida me julgeme ja nagu pakku sellele maailmale ja Euroopale. Ja väiga oluline on oda ka veel maini, et nii kui kats lippu siin ühtsese kõrval saisva, katkegi Seto lipp ja Euroopa Liidu lipp, siis peadki meelen pidama, et Euroopa Liit nakkas pääle Setomaas. Setomaa on Euroopa Liidu värävä. Tere tulemast Setomaale, tere tulemast Euroopa Liitu. Siin on Setomaa. Ja. Setomaale tuli sõbrakõse, Seto jo Setomaale sõbrakõse. Tartu linnas suure herre, Tartu jo Tartu linnas suure herre. Setomaa üks kampahari, Seto jo Setomaa kampahari. Anniks umami allkirja, Anni uma allkirja. Pälinsa kultuurirahval, Päjo Päälin kultuur.
kultuurirahval. Üle Euroopa sami kuulsasta, üle Euroopa kuulsasta. Hoiam korgami umaleelod, hoiam korge umaleelod. Tere pokud! Kuidas elate? Mul on mütsidega kuidagi halvad suhted, lotud peas. Täpselt 3 aastat tagasi said 13 Lõuna-Eesti omavalitsusjuhti Tartu Raekojas kokku, siis ausalt öeldes tundus see üsna selline muinasjutt. Aga muinasjuttudega on tavaliselt nii, et nad vahest lähevad ikkagi täide. Ja nüüd siin me oleme. See koht on tõeliselt ikkagi väge täis. Ja me oleme siin Pokumaal, mis on Lõuna-Eesti ja ma arvan üks Euroopa muinasjutulisemaid kohtasid üldse, et kus paljud asjad võivadki tõeks saada. Ja olemegi täna sellises olukorras, kus muinasjutud ongi täide läinud ja jääme siis järgmiseid muinasjutu peatükke ootama ja kõik muinasjutud ju lõpevad hästi, nii et Aiatahju saa ja siis tõmba välja ka, siis kui korstnas suitsu tõuseb ojana. Paks pagar, saiad valmis seab, kõik taidne kokku veab. See eripära, mis igal külal, igal nulgal, igal talul on, see on meie rikkus. Ja aasta 2024 Euroopa kultuuripealinn võimaldab meil kõigil rikkust kokku köita. Nii et peas ikka, et meil oleks pott tulel ja süda oleks soe ja et korstnast tuleks suitsu ja et neid suitsusid oleks meil ikka siin ikka, peaks ikka. Mis me kirjutame siis nüüd? Antsa pane näiteks. Kõik võtavad 2 halbu ja 3 ja paneme selle kokku. Võtaks ühe pikema. Põlva on väga ilus paik ja küllap Tartu, mida nimetatakse heade võtete linnaks, on ammu aru saanud, et niisuguse väärt paigapoole tuleb hoida. Paigapoole, kus on olnud esimene Eesti laulupüha. Tõsi, tartlased olid kavalad, lasid ilmselt Põlvas peaproovi ära teha ja siis tegid ise järgi palju suuremat. Me teeme kõik selleks, et Tartu saaks tõepoolest parimat programmi pakkuda 2024. aastal ja ma tahan väga uskuda, et see aasta jääb eurooplastele meelde kui ilus Eesti avastamise aasta. Me oleme nüüd mitu päeva mööda Lõuna-Eestit oma meeskonnaga ringi sõitnud ja me lõpetame seda ringsõitu Põlvas. Lõuna-Eesti hoiab kokku, teeb paremat koostööd, veab oma kodukandi arengut tugevamini eest kui kunagi varem. Ja see rahvuslik eripära ja see kultuuriline mitmekesisus ja rikkus, mis meil on Lõuna-Eestist võimalik kokku siduda ja kogu Euroopale rohkem nähtavamaks teha, on suur asi. Põlva ja Tartu, me oleme Euroopa kultuuripealinna ühed alustalad. Leping on allkirjastatud. Meil oli viimane 4. päev, 4. päeva õhtu. Ja
ja ka kahju on ka natukene, vaata. Selline elu mulle meeldib, vaata, Georg. Rändad ringi. Minu ettepanek, Kaimar, on siiski kindlalt, aga paindlikult keerata auto nina Tartu poole. Seekord.